ja 2013 või? 2013. Olime Kohila tänaval. Kohila tänaval ja siis jaanuaris me alustasime, regasime selle domeeni ära. 9. mail. Jaanuaris regasime selle ära ja mina hakkasin uut e-poodi ruttu kiirelt tegema ja 9. mai, see sattus niimoodi veel, et me tahtsime selle mai alguses avada hiljemalt. Ja teeme viimased päevad niimoodi, et põhimõtteliselt panin seal kohvi peal 24H, vahet pole, peast saaks laivi. Ja siis ühel hetkel kribame, seal midagi oli vaja serveris teha, mingid seaded, värgid, põmm, kas oleme laivis? On laivis, mis päev on? Mis kell on? Et kuidagi niimoodi, ma mäletan, see oli mingi õhtune aeg. Sai see saade salvestatud, esimene saade sai salvestatud, et endale täiesti nagu üllatuseks, et me tegelikult jätsime selle sissejuhatuse üldse tegemata, et kes me oleme nagu täpselt, et teeme selle nüüd osa. Igal juhul minu nimi on Raivo Sinijärv, olen üks ProGeari asutajatest ja täna võiks veel öelda, et olen kokk-kondiiter-keht. Jah, minu nimi on Glenn Laanisto, samamoodi Raivoga oleme seda ProGeari siin jõudsalt täna vedamas, et ja minulgi on veel täna mitu mütsi peas. Väga äge vestlus tuli ja ma soovin sulle head kuulamist. Ja ma väga loodan, et sa saatsid väärtuslikku kogemust ja infot, mida me oma endast nii-öelda jagasime. Jah, aga ikka väga äge saade tuli ja mina ikka lähen küll põnevusega seda kuulama. Et head kuulamist. Tegelikult minul on see mõte seda podcasti teha üsna pikka aega. Nagu ma arvan, et juba rohkem kui aasta. Aga siis pole kuidagi nagu saanud seda julgust või seda tunnet, et nüüd on see õige hetk, et millal seda tegema hakata. Ehk siis täna on see hetk, ehk siis teeme minu jaoks on täiesti uus kogemus, nagu sellisel viisil, et ma olen küll podcastis nagu käinud rääkimas, aga minu jaoks on see täiesti uus kogemus, et teha ise nii-öelda podcasti. Ehk siis alustame ProGeari podcastiga, kus siis räägime erinevatel teemadel, räägime ProGearist, kutsume edaspidi, tahaks siia kutsuda ka selle valdkonna inimesi rääkima, kes siis on aastaid selles teemas sees olnud. Ja saada ka neist rohkem teada. Aga täna alustaks siis sellega, et räägime ProGearist, räägime meist, miks me täna siin oleme, kuidas me siia oleme sattunud ja prooviks seda podcasti teha nii, et võimalikult ehedalt ja proovime ka nendest kõige ebamugavamatest teemadest rääkida, et mis võivad tunduda nagu keerulised ja rasked, aga kui need välja tuua, siis enamasti siis need asjad ka lähevad kergemaks, sest kaob ära see hirmu pool. Vähemasti see on see, mis ma olen nagu kogenud, et mind on see vähemasti aidanud. Ehk siis võib-olla ma küsiks, et kuidas me täna siia oleme jõudnud, et nii enda või kui ka siis ProGeariga? Kõigepealt mul meeldib see eheduse nagu pool selle juures, et sa mulle eile ütlesid, et kuule, et teeme nüüd selle avastardi nüüd kohe ja nüüd põhimõtteliselt teeme selle homme. Et nüüd ongi siin see homme on käes ja siin me nüüd oleme, et kuidas me siia jõudsime? Et kuidas me jõudsime ProGeariga
nagu selle ettevõtlusega siia või sa mõtled nagu täna siia? Ma mõtlesin võib-olla, et kuidas me üldse täna nüüd siia ruumi jõudsime, siis me võime sellest edasi nagu täpsemalt rääkida, et... No täna me jõudsime siia niimoodi, et sa ütlesid mulle, et alustame ProGear'i podcasti esimese episoodiga ja alustame kõigepealt nii, et räägime endast, räägime, kes meie oleme ja mis on see ProGear ja püüame hästi ehedalt seda ja täiesti vahetult seda nagu edasi anda. Et sellepärast nüüd vaatame, mis siin tulema hakkab, ega siin mingit skripti ju ees ei ole, et paneme lihtsalt nii palju, kui tuleb, et kuidas tunne on parasjagu. Et ma panin endale mingisugused mõtted panin siia kirja, aga me midagi konkreetset ma ette ei seadnud, et mul oligi see tunne, et võiks selle ProGear'i podcastiga alustada. Ja siis esimene episood oli see, et okei, et ma ei tahaks siia kutsuda kohe nagu kedagi mingi külalist, et hakkame kohe rääkima, vaid see peaks olema nii, et me räägime iseendast, ProGear'ist, võib-olla ka meeskonnast ja siis mulle see tunne, et okei, et võib-olla on nagu imelik, kui ma ise siin ainult räägin, et ma pean kuidagi sinuga saama. Siis mul tekkiski eile nagu see, et ma panin endale eesmärgi, et 14 juuni me salvestame, hiljemalt 14 juuni me salvestame selle esimese episoodi. Ja siis oli see, et okei, see peab juhtuma see nädal. Siis meile rääkisin, hakkasin Taneliga rääkima, kuule, me oleks vaja see ära, millal sul aega on. Ta ütles, et kas homme või kolmapäeval. Ja siis ma võtsin kohe, et kuule, aga Glenn, mis sa arvad, mis teeks? Et see on meil vägagi spontaanne salvestus ja ma praegu igal juhul tunnen nagu päris mõnusalt, et see kuidagi on väga heas kohast. Ja see ongi nagu taotluslik, et teha teda võimalikult nagu võib-olla siis vähemalt minu jaoks hästi väikese etteteatamisega, et see võimalikult tehe nagu ka sünniks, et muidu hakkad nagu üle mõtlema. Ja. Aga võib-olla ma küsin sinu käest ka, et oleme siin nagu mõlemad siis nagu selle podcasti vedajad, et miks sa arvasid, et nüüd me peaksime podcasti tegema hakkama? No tegelikult, eks mis minu jaoks see podcast üldse, miks see ennekõike ma teen seda enda pärast, et ega meil ei pea keegi meid kuulama ja selles mõttes, et kui me siit mingisugust väärtust kellegi loome, see on super, aga kõige tähtsam on see, et me teeme seda iseenda jaoks ja läbi selle anname siis väärtust sellesse valdkonda või üldse, võib-olla keegi teine üldse satub seda kuulama, et ja miks mul endal on see tunne olnud, et ma tahaks seda podcasti või tahaks üldse nagu podcasti teha, on, et ennast arendada. Kõigepealt rääkimise osas, siis avada ennast selle eheduse pool, näiteks mul on pikalt olnud see, et ma olen tundnud, et ma ei ole päris ehe nagu lõplikult, et midagi on nagu mingisugune fassaad või mingisugune asi on ees, ja siis ma olen sellega nagu tegelenud, et päriselt nagu, eks see ongi selles olnud, et ei tea, mis teised arvavad ja see enda võib-olla liiga suur kriitika, et võib-olla ajamisi mingi lolli juttu, et ma et tahaks nagu teha, tahaks rääkida, aga äkki ma ei ole nagu piisavalt hea rääkija või selle podcasti läbi viia ja nii edasi. Ehk siis see teema on kedranud mul peas juba pikka aega, et mul on olnud, nagu sa tead, ka see rääkimise hirm ja üldse avaliku esinemise hirm pikalt, et sellega nüüd aastaid tegeletud ja see on paremaks läinud. Nüüd praegu ma istun siin ja tegelikult on isegi nagu päris hea tunne, et me seda teeme ja kui ma nagu täna veel mõtlesin, et kuule, täna võiks seda teha, täna oleks see õige päev, siis mul oli, et jaa, et täna tahaks teha, täna on see õige vibe. Ja siin me oleme. Ja siin me oleme, et ehk siis ennekõike mina vähemasti hakkan seda podcasti tegema enda pärast, et ennast arendada ja siis kuulata ja õppida kuulama paremini ka teisi ja need külalised,
kes siis tulevikus siia tulevad, et neid rohkem avada. Ma loodan, et ma selles olen suuteline neid piisavalt palju avama, et nad ise pärast ka selles on nii-öelda rahul ja õnnelikud ja ka läbi selle avamise tuua neid kohti välja, mis on olnud, et mitte ainult rääkida sellest õnnestumisest, vaid rääkida ka neid ebaõnnestumisest ja nendest raskustest, sest meil on olnud neid sitaks. Et ja võt see on see koht, mida ma tahaks nagu välja tuua, et ei ole mingi see alati nii roosiline, et need igasugused asjad tulevad läbi päris suurte pingutuste, et meil ei ole see, ka ProGeariga ei ole siin, ma arvan, et meil ei ole kunagi olnud lihtne, et meil on kogu aeg see mingi selline siukene pinge on peal olnud ja kogu aeg oleme proovinud rohkem ja rohkem teha. Me oleme ennast ebamugavasse olukorda pannud. Ja täna oleme eriti nagu väga raskes kohas. Aga sees on jällegi mingi siuke väga tugev enesekindlus, et vahet ei ole, mis siit nagu edasi saab. Igal juhul me sinuga oleme selles teekonnas nagu nii palju õppinud. Või mis su enda mõtted selle koha pealt nagu oleks? Kuna me teame üksteist juba nii pikka aega, siis neid erinevaid katsumusi on meil olnud ju, ma ei tea, koolist saati, ja minu arust see ongi nagu ülioluline, et kui sa kellegiga nagu teed ettevõtlust või mingit, või lähed, ma ei tea, matkale või lähed rindele, sa pead usaldama inimest ja sa pead teadma, et nagu, milline ta emotsionaalselt mingil hetkel on, kui ta on nagu pingeseisundis, kuidas see kõik nagu ka sellistes olukordades nagu läheb, et milliseks inimene muutub. Ja minu arust nagu meil on see mingisugune see mingi ting või mingisugune X-faktor olemas, mis tõttu mul pole nagu olnud kordagi seda mõtet, et huvida, kas ma nagu Raivoga oleks riskima nõus mingitustes olukordades ja mul on olnud, vaata, ma olen sul vanasti rääkinud ka, et sina oled olnud kuidagi see nagu see vedur või see nagu eestvedaja või see, kes nagu võtab selle riski ja ma olen usaldanud seda ja sellega kaasa tundnud, et see on olnud väga pikalt, eriti algusaastatel veel, et kui Raivo ütleb, et nii on, siis lähme. Eriti just, mis on seotud olnud selle meelelahutus maastikuga, et sa oled valgusalal ja kõige selle tehnikaalal olnud niivõrd palju minu jaoks nagu teadlikum, et mina ju olen varasemalt nagu pigem rohkem IT-d teinud, et see on jälle vastupidi, et sina oled usaldanud seda minu see IT-d, et kui ma nii ütlen, siis ju nii on. Et aga loomulikult meie võib-olla siis märksõna on see õhina põhisus või see, et hakkame tegema, vaatame, mis saab. Et mitte, et ma ei tea, peame plaani ja teeme mingi äriplaani või midagi, et vaatame, kas see Excel kannatab. Ei, kõigepealt vaatame, kas töötab ja siis võib-olla pärast joonistame Exceli järgi. Aga jah, et see põnevus on kandnud kogu see aeg. Just see, et et see on võimalik, see on võimalik ja siis, kui üks ütleb, et nüüd vist on lagi ees, siis teine ütleb, et ei ole mingit lage ees ja siis see nagu kogu aeg käib sükene nagu üksteise kaudu see kasvamine. See on nagu üliägenud. Ja muidugi see, et alguses ju, kus see ProGear algus on saanud, et hakkame lihtsalt mingit sisuliselt e-poodi tegema. Hakkame lihtsalt mingit tehnikat maale tooma või edasi müüma ja et sina tead, mis tehnikat, mina tean, kuidas e-poodi teha ja teeme, see on nagu lühelt kokkuvõttes, No, et tead, kes paljud võib-olla teavad, kes ei tea, et varasemalt olime kolmekesi ja siis sina olid too hetk, kui me olime kolmekesi, siis sina olid rohkem taustal, et olid oma selle IT poolega ja kui 2021 meil tuli see, et me peame midagi muutma, et meil seniselt, nagu me olime
edasi me ei saa minna ja see nii-öelda otsus nii-öelda tuli ja me saime nii-öelda kokkuleppele. Ma ise loodan, et meil oli vägagi siuke normaalne kokkulepe, et noh, meil siis Taaviga algselt mina välja ja siis Taavi otsustas, et teeme teistpidi, on ju. Ma loodan, et see ka nii-öelda Taavi poole pealt oli siuke väga loomulik pool, noh, eks seal oli nagu raskusi ja võib-olla mingi ja tema poole pealt oli see oma maailma, kuidas tema sellest aru sai. Ma arvan, et see ongi okei ja see, kuidas mina või sina nagu seda nägid, on ju. Et ma arvan, et võib-olla see, et me nagu väga pikalt nagu sellest teemast nagu ei räägiks, aga igal juhul see 2021 oli see muutus, kus okei, nüüd lähme kahekesti edasi ja kui sina siis olid rohkem nagu taustal ja kui me omavahel siis rääkisime, et okei, et sa soovid nagu tulla rohkem pilti, siis mul oli kohe tunne, et okei, Glenn, kui sa tuled, siis ma tahan, et seda täielikku pühendumust ja kaasatust on ju, et kui sa ütled, et sa soovid olla võrdväärne, siis see peab nagu ka päriselt ka nii olema, on ju. Ja kuidas see kõik nagu hakkas toimima, minul on olnud seda sinu muutust jälgida nagu mega, et kuidas sa muutsid seda ise nagu muutusid selles Progeri rollis nagu märksa suuremaks ja see, kuidas sa kasvasid, eriti minu arust oli kõige ägedam aasta, kus ma nägin, kuidas sina oma muutuseid või üldse enda arengus nii-öelda tegid, oli just eelmisel aastal. Et kui me tegime selle Empowermenti programmi läbi 3-kuulise, kus mina tundsin, et mul on nagu täiesti, ma olen küpse, et ma ei suuda, et meil on vaja seda teha, neid muutusi ettevõttes sisse viia, aga ma lihtsalt ei ole võimeline seda tegema, ja teine pool, mis oli see, et ma pean seda vana poolt nii-öelda hoidma nii-öelda üleval, et see kõik see nagu saaks edasi toimida, on ju. Et minul on olnud nagu mega vaadata sinu seda arengut, on ju. Ja võib-olla see ongi see koht, kus me oleme üksteist nagu täiustanud selle koha pealt, et kui üks vahepeal on maas, siis teine võtab üle ja siis on see nagu katnud, oleme nagu üsna hästi üksteist nii-öelda katnud, on ju. Ja me tegelikult ma ei ütle, et vaat sa ütlesid, et ma tean valguse poole pealt üldse tehnika maailmast, aga ma ei ütleks, et ma mingi mega, jah, mul on mingi aastate jooksul see kogemus tekkinud ja mingi üsna hea lai silmaring ja ma suudan nagu seda, minu tugevus on vaadata seda suurt pilti, mis on midagi head ja see on see minu tugevus. Aga ma ütleks, et ma ei tea, et ma arvan, et siin Eestis on sellest tehniliselt, mis ma isegi ei arva, ma üldse ei kahtle, tehniliselt on siin meil palju pädevamaid inimesi ja teadlikumaid, aga mis ma olen aru saanud, et alati tihti peale see nii väga ei loegi kui see, et see nagu see tahe ja soov edasi teha, aga see ongi meie kogu aeg mõte olnud, et mitte, ma ei tea, et me oleksime jube targad selles, on ju, vaid meil on soov olnud kogu aeg seda asja ehitada ja põhimõtteliselt ja et oleks endal äge, on ju. Me pole siit mingisuguseid kasumeid ja kõike neid võtnud, et meil on lihtsalt olnud äge seda kogu asja teha. Jah, et me oleme nagu ainult panustanud arengusse ja kogu aeg tundub, et selleks, et mingisugune nagu stabiilsus justkui tuleks ettevõtluses, mingisugune platoo on loodud, siis on vaja teha jälle mingi areng. Et, aga alati, kui see on, ma arvan, et siin igal pool tegelikult nii, et selle arengu ära, siis nagu, võib-olla tegelikult peaks nagu mingi natuke aega nagu puhkama, et sellesse nagu, ka ülejäänud inimesed harjuksid selles, me poleme kohe edasi, või on see, et me pole nagu enda jaoks esimest platood saavutanud,
et või siia tulemisel tegelikult vist esimene see Masin tänavalt siia kolimine oli siukene, okei, nüüd on nagu, nüüd me ei kavatse vähemalt, ma ei tea, suuremat ruume võtta pikemat aega. Et see oli võib-olla, aga selle siia kolimine oli tegelikult nii suur amps, et meil põhimõtteliselt siiamaani nagu peame siin olemise ja kõige selle kulubaasiga nagu toime tulema ja harjuma, et see meil muutuks normaalsuseks. Et see on selline, et võib-olla see on see oleks-poleks, kindlasti kui oleks teadnud, et majandusaasta 2020 märtsikuus selliseks muutub, siis me poleks ükst riski teinud. Aga väga hea, et me ei teadnud seda. Sest see näitab seda, et tegelikult kõik on võimalik ja Excel ei toeta neid asju tihti peale, et mingid riskid realiseeruvad ja realiseeruvad nii suurena, et see tundub, et see on võimatu. Aga see siia kolimine näiteks lõi nii palju uusi võimalusi, näiteks sama podcastki siin, et muidu seda me ei teeks seda nii. Ja või siis mingisugused, ma ei tea, inimesed poleks meiega võib-olla liitunud tänu sellele, et kui me oleksime olnud palju väiksemad. Et see kõik ongi nagu, et sa pead alati lase usalda seda elu ja usalda neid asju, mingid märke, mis sul tekivad ja see on nagu, see ongi selle asja nagu võlu. Aga jaa, et kui sa siin ütlesid, et kindlasti on, et me ei ole nagu kõige targemad või midagi, kindlasti ei ole. Me olemegi minu arust kõige ägedam näide sellest, et lihtsalt 2 ühe küla poissi mõtlesid, et alustame ja vaata, mis saab. Ja kogu selle teekonna käigus, kui on vaja midagi õppida, siis õpime ära. Et ei ole seda, et ma koolis ei õppinud seda või mina pole seda haridust saanud ja siis seetõttu seda ei saa teha. Nii palju võimalusi, kuidas ennast mingile maale arendada, jälle mingi miinimum baasus teadmised saavutatud edasi. Et see on nagu kõige ägedam. Ma võib-olla selle koha pealt ongi, et me oleme nagu olnud, vähemasti ma ise tunnen, et mul on olnud kogu aeg see kärsitus, tahaks nagu kiiremini edasi, kiiremini veel suuremaks ja suuremaks. Kogu aeg on see soov ja tahe minna nagu edasi, on ju. Mis siis, et baas või nagu vundament ei ole nagu korralikult laotud, on ju. Ja siis, aga see nii suur tugev soov edasi nagu panna on olnud kogu aeg seda, ma ei tea, see mingi drive'inud nagu niimoodi, et avai, paneme edasi, ja siis ma olen nagu mõelnud, et võib-olla paljudele, kes nagu kõrvalt vaatavad, et kas nad on, mu enda vähemasti, see on mu enda see, et kas me oleme nagu mega nagu lollid või rumalad, on ju, või siis mega julged. Et ma arvan, et see on nagu kombo, on ju, et me teeme mingisuguseid otsuseid tihtipeale nii üsna julgelt teadmata, kuidas me päriselt neid ära realiseerime. Ja siis ongi niimoodi, et vahepeal tundub, et justkui nagu premeerib ja meid on, tegelikult on aastaid niimoodi, et me teeme neid otsuseid ja siis nagu ja ta viib kuhugi edasi. Ja nüüd lihtsalt viimased aastad enda tegevuse ja võib-olla me ise ei olnud piisavalt nii-öelda arenenud nagu oma olekult, et suudaks seda nagu ampsu piisavalt kanda. Ja siis me täna olemegi muidugi arvestades neid kõiki nüansse, vaata, et mis on kõik nagu takistused ja raskused on nagu tulnud, on ju, et koroonad ja sõjad ja siin majanduse teemad, on ju, et aga võib-olla see ongi, me polegi neid nii väga vaadanud, vaid lihtsalt, et davai teeme. Tegelikult see on meid toetanud, aga samas, kuna vundament ei ole piisavalt hea olnud, siis täna olemegi selles kohas, kus me oleme. Et meil on nagu, täna ei ole väga kerge seis, on ju, nagu finantsiliselt. Aga ma ei tea, kuidas sina tunned, et kuidas, et olenemata sellest, kus me täna nagu finantsiliselt oleme ja kus me nagu ettevõttena nagu oleme? Minu arust ma tooks siia kohe sükse metafoori, et
me panime nagu sadamast minema laevaga, laev polnud valmis veel täitsa, ja siis mida rohkem nagu tormisem merele, me oleme jõudnud avamerele, seda rohkem me saame aru, et tegelikult peame minema nüüd altpoolt laeva natuke lappima, et kui me seda alt laeva korda ei tee, siis ühel hetkel me sellega kaua ei triivi, et ja minu arust täna me, tegelikult mis täna, eelmine aasta, üle-eelmine aasta lõpp, me istusime siin samas ruumis, siis oli meil lihtsalt koosolekuruum. Mõtlesime, et Raivo, et võt nüüd on nii, ja mõlemad saime aru sellest, et me peame nagu konkreetselt midagi muutma, ja muutma peame me nagu alates siis nagu juhtimisest ja meist, et sellise juhtimisega, me oleme jõudnud kuhugi maale oma teadmistega, oma mingi juhtimisoskustega, aga siit edasi selle käibe, selle inimeste arvu juures tuleb midagi hakata teistmoodi tegema ja vähemalt olles nii palju nagu teadlik, et kui sa tahad teistsuguseid tulemusi, siis tuleb midagi teistmoodi teha. Muidu sa, hullumeelsus esimene tunnusmärk pidi olema. Ja mis meie otsus oli, et kas me peame tegevjuhti palkama, kaasama või mingisugust aga me ennem alustasime turundusest. See oli nagu see oli üks nagu see oli suvel, suvel, et alustame müügi edendamisest või nagu stimuleerimisest läbi turunduse, aga samas me saime aru, et meie ei ole nagu täna kõige paremat ettevõtte nagu siit edasi viia, arenduse osad nagu. Ja otsus sai tehtud, et nüüd tuleb midagi muuta. Ongi siis, kas see on uus tegevjuht, on see meist, nagu kas keegi läheb nüüd, ma ei tea, EBS-i või kuhugi läheb õppima midagi, et tegevjuht et sa saada teadlikkust juurde saada. Saime aru, et see nii kiirelt ei käi, siis või kaasame mingisuguse kellegi strateegilise, et kes nagu omab neid, seda know-how'd ja kogemust, ja see on jälle see, et sa küsid justkui universumilt või küsid, ütled selle nagu say out loud ja põhimõtteliselt siis sa hakkad märkama asju. Esimene asi siis, esimene nagu siis teistmoodi tegemine oli see, et sa said EAS-i mentorprogrammi. Kõigepealt me ju rääkisime, pöördusime, kuna me tundsime Timo Porvalit, siis pöördusime Timo poole. Me saime tema kokku ja siis tegelikult Timo aitas, see oli nagu esimene koht, et okei, et äkki me muud, siis meil oli, see oli 2022, ma arvan. Et siis me rääkisime Timoga, siis Timo oli meiega, aitas, andis nõu meile, ja siis me saime aru, et okei, et see on nagu üks pool, aga tegelikult see on kõik oluline, eks me tegime paljud asju ära ja tegelikult sai müügi mõttes sai asju paremaks küll muudetud ja nagu selle müügiprotsessis me viisime ka süsteemseks selle, aga kõike me ära ei teinud, me ei olnud lihtsalt suutelised seda kõike ära deliverdama, ja tegelikult oli selle juhtimise koha pealt oli see puudujääke meil, ja eks me olime ka tööga ülekoormatud, et me ei suutnud, et me ega tänagi olemegi tööga täiesti ülekoormatud, et rääkimata sellest, et ma ei tea, et kõikidele kirjadele kohe vastata ja kõikide neid otsuseid teha, et see koha peal, et kui me ei vasta kirjadele, siis on lihtsalt see, et me vahepeal oleme niivõrd ülekoormatud, et vähemasti mul on see küll need kohad, kus on see kirjade hulk on lihtsalt niivõrd suur ja siis mingisugune hetk, kui tekib see aeg, siis saad nendega järje peale, aga siis me pärast seda teadsime, et meil on juhtimises vaja muutuvad, nagu sa ütlesid, See on kõige suurem nagu kõige suurem asi, mis ettevõttest tuleb korda saada ja siis hakkab, see teadmine on nagu tänaseks nii tugev, et siis on võimalik, algul mõtled küll, et äkki inimesed on, ma ei tea, ebapädevad või midagi, aga ei, kõigepealt inimesed tihtipeale teeks võib-olla, kui nad teaks, mis täpselt see nagu, kuidas inimesed tuleb paremini juhtida nii-öelda, see on alati nagu A ja O. Kalam hädaneb ikka peast. Täpselt, see on hea point. ja siis ongi see, et minu arust hea nagu
näide on sellest, et sa käisid ära seal EAS-i mentor programmis pool aasta. See oli pool aastat, jah. Ja seal võeti kõik moodulite kaupa läbi. Põhimõtteliselt algas siis samamoodi, et eesmärgistamisest üldse ärimudelist ja ma ei tea, siis oli turundus, müük, personal, kõik plokid, on ju. Ja suhtumine kõigesse sellesse ja nii edasi, on ju. Ja kasvu eesmärgid ja kuidas üldse kasvustrateegia ja kõik see, on ju. Ja minu arust tulid sealt pool aastat hiljem tagasi, siis ütlesid, et üliäge, ma sain väga palju uusi teadmisi. Ma tegelikult olin seal nagu kaasatud sellega, aga põhimõtteliselt sina läbisid selle. Aga ma tean, mida peab tegema, aga kuidas me nüüd teeme seda. Just, et see jäi nagu ikkagi meil nagu see jäi kuidagi okei, aga samas me küsisime just nagu kõva häälega nagu oma vahel, et okei, järgmine samm, et nüüd on meil vaja see oma tiimi viia, see know-how, mida sa seal nägid. Ja põhimõtteliselt samal päeval sul vist piksus telefonis meil, et kus Anti Orav siis kirjutas, et empowermentist, et nagu kes oli ka seal samas EAS-i programmis, jah. Ja see just nagu see kõnetas nii tugevat, et see polnud enam, see oli see, et siin see vastus ongi, et me peame võtma nüüd järgmise 3 kuud ja tegema läbi selle siis juhtmeeskonna treeningprogrammi, millega me siis viimegi oma enda tiimi nagu siis teadmised juhtimise osas järgmise tasemele. Ja see ongi see, millest sa siin ette just rääkisid, et mida sa nagu vaatasid minu puhul, et kuna see oli see koht, kus mina ütlesin, nüüd on minu kord, mina tahan, et mitte, et sa tegid eelmise, ma teen nüüd selle, mina ütlesin, et ma just tunnen, et ma olen valmis ja ma tahan 3 kuud keskenduda ainult sellele. Ja ma täna olen nagu ülitänulik selle võimaluse eest ja selle kogemuse eest, mis tegelikult läbi selle programmi mina sain ja mille me see tiimi tõime ja millega me nagu edasi oleme nüüd pannud, et see tänane teadlikkus, isegi kui me oleme nagu võib-olla finantsiliselt raskemas kohas kui eelmine aasta, tegelikult ka eelmine aasta teadsime, et me praegu tüürime nagu veits nagu alla mäge, aga täna me vähemalt oleme aru saanud, et nagu mida me kõike peame tegema selleks, et see paat saaks lapitud ja saaks nina vee peale ja tugevalt, on ju. Et see on nagu jah, et nüüd me lihtsalt oleme middle of process praegu, et kuidas me siit nagu lihtsalt edasi paneme. Et praegu nagu see meil põhipidur ongi see finantsiline pool, aga see sees on jällegi see nagu rahutunne, et me tegelikult teame, mida teha, isegi kuidas teha. Okei, võib-olla seal mingid tükid on meil puudu, aga need ei ole need takistavad tükid, sest kui meil, ja see on nagu see, et kui need võimalused on olemas, siis me saame need tükid üles korjata ja panna need õigesse kohta, aga praegu lihtsalt ei ole seda ressurssi, et need tükid üldse maast korjata, ma ei kui sa... Mina saan aru, aga no, kuidas seda võib-olla teisiti öelda, et kuna meil on pikk eesmärk aastast 2027 olemas ja see on täitsa avalik nii-öelda info, et olla Baltikumi turuliider, siis selleks, et see saavutada, on meil ka aastased vaheetapid, mida me selleks peame ära tegema ja kuidas selleks saavutada, sinna saada, aga selleks, et see kasv teha, on jah, ei piisa praegu sellest working capitali kord tegemisest, võtta on vaja nagu kasvuhoogu ja see on see koht, kus me täna oleme lihtsalt. Aga see ei ole muidugi selle podcasti nagu põhieesmärk, et me siin arutame ja räägime sellest, aga no, see on lihtsalt jah, hetkel võib-olla aasta pärast kuulame isegi tagasi seda, et siis olid need nagu sellised katsumused siis tee peal või? Et ongi see võib-olla kui miks me siin selles podcastis ja tegelikult ma tahtsin seda nagu, mul oli see teema nagu mõttes, et kus me praegu ise endaga nagu oleme, et ma tahtsin seda teemat tuua, et see on aru saada ka kelle iganes me siia nagu ka tulevikus nagu kutsume, et rääkida, mis on nagu need tema nagu raskused või kus on see, et meil on täna olnud see, et me oleme küll julged olnud tegemaks otsuseid, on ju.
aga me ei ole osanud piisavalt hästi manageerida ja planeerida oma juhtimisoskuste pärast, kuna meil ei ole seda põhja olnud. Ja teine pool aga on see, et pole olnud ka seda ongi see kogemuse pool, aga tegelikult me oleme teinud neid otsuseid teadmata, et kust meil see ressurss tuleb, et see on ka olnud nagu meil liigagi siuke inglise keeles on bold, ehk siis et hästi julgelt oleme sinna peale läinud, kuigi see on meid varasemalt nagu palju toetanud, et me oleme liikunud selles suunas ilma, et meil oleks mingi suurt raha vaja olnud, aga ja täna me oleme sellises kohas, kus me oleme tegelikult kõik oma ressursi, ka isikliku ressursi finantsiliselt pannud siia, uskudes, et see läheb, ja rohkemgi veel, et see on see koht, kus me oleme, et meil on tegelikult täna kõik mängus ja me usume sellesse endiselt, olenemata sellest, mis seis meil nagu on, et võib-olla ma tahaks küsida sult, et miks sa teed seda, mida sa teed? Või nagu, miks sa Progeris seda asja teed? Miks sa tahtsid üldse otsustasid teha selle otsuse, et et ma nüüd olen full committed või olen nagu täiesti Progeri pühendunud ja lähme, et kuhu me jõuame? Miks sa oled täna siin? Või miks ma olen täna siin? Ma mõtlen, et miks sa teed seda? Et mulle väga meeldib see. Mulle meeldib ettevõtlus, mulle meeldib see valdkond, mulle meeldib IT, kus ma varasemalt tulin ja see tehnika, show business, seesama meie miks, et me oleme kogu aeg teinud väiksest peale juba on see, et see on nagu, ma praegu hakkan mõtlema, see ongi nii olnud. Et kui varasemalt tulen korraks teema kõrvale, et ma olen alati naljatanud, et kui ma olin veel nagu siuke koolipoiss ja väiksemgi veel, siis mulle meeldis arvutite maailmas siis neid mänge, mis iganes kuskilt oli võimalik tõmmata tol ajal ja ära crackida, häkkida, tööle saada. Ja siis minu mäng sai läbi. Minule meeldis seda, minul tulid külmavärinad ja see emotsioon tuli sellest, et ma sain selle mängu tööle ja teised hakkasid mängima. ja samamoodi, kui me tegime pidusid, siis mulle meeldis pigem seal seda nagu vaadata, et rahvas saaks pidutseda ja et oleks et see show must go on, et kogu aeg see nagu õiged lood oleksid ja ma küll ei ole nagu kõva DJ, aga mulle meeldib see kogu see protsess ja et oleks äge valgus ja oleks äge heli ja kõik see pool, et näha seda ja saada sellest nagu omamoodi siukse positiivse emotsiooni, et see, mida ma teen, see, mida ma loon läbi tehnika ja läbi kõige selle muusika ja valguse omamoodi nagu, et rahvas naudib seda. Ehk siis see ongi natuke siuke, et nagu natuke siuke, ma ei tea, mis kaifi ma sealt saan, ja samamoodi mingisugune teostusvahelus, et ma ei ole IT-d kui sellist otseselt õppinud. Me läksime Polusse niimoodi, et ma panin ennast Polütehnikumi, panin IT erialale, panin kirja, aga sain sisseastumise eksami matemaatika 4, siiamaani mäletan pärast 9. ja jäin joone alla, et kõik 5-lised said IT-sse ja mina sain siis koos sinuga elektri erialale, mis tegelikult andis jälle omakorda juurde sellele kõigele tehnika valdkonnale, aga see ei tähendab, et ma IT-d kuidagi nagu kõrvale etsin, eks see näitabki seda, et sa saad ise alati õppida ja põhimõtteliselt sa ei pane ju, ma ei taha küll ennast uhkustada, aga e-poodi püsti ja üldse sükest, tollel ajal, kui sa ei oleks nagu nii entusiastlikult või nii nagu motiveeritult seda tegema ja õppima ise oma peaga. Okei, see võtabki natuke rohkem aega ja võib-olla saaks kuskilt kiiremini, aga isegi kui sa kuskil koolis õpid seda, siis kui sul ei ole seda tahet, siis sa ei saavuta ikkagi seda, mida siis, kui sa nagu tahe on olemas. Tänapäeval on see õppimine muidugi natuke teistsugune, et sa saadki kõik internetist ja nii see käibki, aga tollel ajal see ei olnud klassikaline viis, aga ära see oli juba ennem, ma ei hakka siin pärast tiipi minema, aga
ei olnud olemas selliseid asju, WordPress näitekski oli veel täitsa tundmatu asi, kui me alustasime. Ja kogu selle aja tegelikult on olnud see, et ma olen tahtnud ise midagi luua ja olgu see siis mingisugune veebileht kellegi jaoks, olgu see siis enda jaoks, olgu see siis ettevõtlus, olgu see siis ettevõte, olgu see siis olla tööandja ja läbi selle luua täna, mida me loome siin. Me loome ju väärtust ja emotsiooni meie klientidele ja klientidele või külalistele. Et see on see, see ongi meie nagu taak olnud võib-olla, et me oleme pannud selle esikohale, et kõigil oleks äge, aga siin võib-olla see kasumi osa on jäänud alati selliseks, et see on nagu nice to have, mida täna me oleme rohkem nagu hakanud alles nagu teadvustama ja tähelepanu pöörama. Varem oli see kuidagi, et vaatame aasta lõpus, mis number tuli, aga see ei olnud nagu nii oluline. No vaata, see ongi see koht, et võib-olla kõrvalt vaatajana nagu jääb mulje, et läheb jube hästi läheb ja et on ägedad ruumid ja värki-särki, teeme mingeid asju, meeskond on ka päris suur, on ju. Aga see on kõik ju millegi arvelt, on ju, et siis me oleme tahtnud nagu ideaalis seda enda unistust nii-öelda täide viia ja ehitada seda ettevõtet ilma, et me mõtleks nii väga selle kasumi peale. Ja see on olnud meie, see on minu arust suur taak on olnud, et praegu võib-olla keegi võib-olla mõtleb, näed, tahavad nagu kasumi. No loomulikult, kes ei tahaks, on ju. Aga meie eesmärk või meie see soov ei ole kunagi olnud, et nüüd tahaks nüüd päeva pealt ratsa rikkaks saada, on ju. Meil ei ole see kunagi vähemasti ei ole see eesmärk olnud. Loomulikult hästi elada, nagu oleme ikka tahtnud, on ju. Aga prioriteet on alati olnud kõik siia ettevõttesse panna, on ju. Ja see on see, kuidas me täna siia oleme jõudnud. Et kui keegi nagu arvab, et vaata, kus nad niisugused ägedad ruumid ja värk-särk, on ju. Ma usun, et kõik, kes vähegi pühendaks või tahaks nagu teha, kõik saaksid siia. Sest me oleme kogu oma selle valu ja gi siia nagu pannud, on ju. Ja see on okei, minu arust on see täiesti okei, me oleme, ja tänu sellele me oleme arenenud ja ma arvan, et ma olen vist nii mitme tuttavaga rääkinud, et kui ma poleks nagu ettevõtjaks hakanud, siis ma arvan, et ma oleks hoopis kuskil, ma ei oleks sellises kohas, kus ma täna oma arengus olen. Et võib-olla oleks kuskil, ma ei tea, mehaanik või ma ei tea, mis iganes, aga õnneks ma jõudsin selleni, et selle heli ja valguse maailma ja sinna rendis ju olin, siis oli Balti kontsert, nüüd täna on see RGB, on ju. Et olin seal pikka aega ja tegelikult mulle see kõik seal meeldis, on ju, et see tehnika ja see looming ja ka seal see valgusega loomine, see mulle nagu täiega pakkus põnevust. Mind isegi see tihtipeale see tundide arv, mis me seal nagu oli näiteks kliendile müüdud, on ju, ma panin selle nagu täiesti lõhki, sest ma tahtsin kogu aeg palju paremat, palju rohkemat ja siis ei olnud minu jaoks tähtis üldse see tundide arv, mis ma seal, vaid see, mis sellest välja tuli. See sama asi, see emotsioon, et mis sa sealt nagu tagasi saad, on ju. Ja täpselt siia samma oleme siia pannud, et minu unistus kogu selle ProGeari aja vältel on jõuda sellesse kohta, kus me täna oleme. Et sisuliselt, kui me siia jõudsime ja saime need asjad siia niimoodi paika, siis mul oli vahepeal see, et nüüd on tehtud. Ja võib-olla see ongi see koht, kus see hakkas nagu veits nagu alla ja mul tekkis nagu see põnevus kadus sealt ära, et vaata, ongi tehtud nagu, et saimegi kõik see tehtud, on ju. Ja siis see kuidagi nagu power kadus sealt ära ja tekkis see väsimus ja tüdinemus ka, on ju. Ja siis tahtsin, et nüüd võiks nagu minna, vaata, et see võiks asi edasi liikuda, ma nagu tahaks natuke puhata, et nagu jõudsime kohale, aga tuli edasi, veel rohkem pidime tegelikult hakkama tegutsema, sest kõik need, kui tuli koroona ja kõik see ja veel kulutused ka suuremad, on ju, meeskonda rohkem ja
aga selle koha pealt, mis mulle nagu on kõik see värk siin meeldinud ja miks ma seda teen endiselt ja kus ma hommikul vahepeal tõesti on nagu raske ja ei taha, on üles tõusta raske ja fuck, täna on need mingi asjad vaja ära lahendada ja kuidas me üldse järgmist kuud ära majandame, kuidas me need palgad ära maksame ja nii edasi, noh. Seda kõik on, viimased aastad on nagu mega palju. Aga kui palju me oleme kasvanud, ja kui palju mina olen kasvanud ja arenenud, et see on lihtsalt nagu mega. Siis kui ma eelmine aasta, kui sina tegid need hüpped mingi, me alustasime selle programmiga, tegid need paar nädalat Antiga ära, ja siis kui tegid siin seda esitlust, sa pole ka olnud siin suur vestja nii-öelda meeskonna eest, et ja siis, kui sa tegid selle presentatsiooni, mul praegu ka külmavärinad tulevad peale, et missugune siuke energia ja missugune arengsus oli, see oli nagu mega nagu vaadata, et ja võt, see on see, mis mind on drivinud, et ehitada seda poolt ja anda nii-öelda väärtust meie klientide sellega, et nende just ägeda keskkonna ja ägedate lahendustega. Loomulikult meil on probleeme palju, millega silmitsi seista, aga see, kuidas me nagu selle kogu asjale oleme lähenenud, me oleme alati lähenenud kliendi keskselt. Ja võt see on see, kindlasti paljud teised mõtlevad ka, võib-olla kes vähem, kes rohkem, aga vähemasti mina alati olen mõelnud seda, et meil oleks hea keskkond ja täiesti nagu läbimõeldud lahendused selles osas, et mis päriselt selle konkreetse kliendile vajalikud on. Et see on see alati, et mitte ei ole see, et me müüme kõige kallima tooted alla. See ei ole kunagi nagu minu eesmärk on, pigem nagu vaatame, et mis on mõistlik ja ka see, ja ka toodete põhjal, et mulle nagu väga meeldivad erinevad need tooted, et võtad kas või selle trassi jupi, mis mõtled, lihtsalt metall, aga sellel metallil on vahe, ma ei tea, see on minu jaoks, võib-olla ma olen mingi kiiksuga, aga ma võtan näiteks selle trassi jupi siit, vaatan, et kuradi hästi on see tehtud, jumala ägedalt, et see paneb mus mingi elama, või ma vaatan mingit valgustit, vaatan, et sellel on mingisugune, midagi siin on, et loomulikult ma näen, et okei, seal on mingi parem toode võib-olla, aga tihtipeal on see, et sa saad see kätte, et aga siin on see kõik olemas, ja see on täiesti, loomulikult vahepeal on spetsiifikat nagu rohkem, et ei ole päris, aga enamasti me oleme vaadanud siukseid tooted, mis paneksid endal ka silma särama, et see on hea või see on äge ja seda tahaks nagu edasi pakkuda. Et see on see, mis mind on nagu sütitanud seda asja edasi tegema ja võib-olla uusi brände ja uusi tooteid ja kõike seda nagu otsima ja kõikide nende inimestega suhtlema, kes on selles valdkonnas, et tundma õppida seda valdkonda ja seda rohkem mul praegu on nagu see soov seda podcasti teha, et kutsuda neid inimesi ja rääkida nendega. Ja saada nendega rohkem, saada neid tundma õppida, mis on nende väärtused, mida nemad hindavad, saada seda poolt ja siis jagada ka enda poolt, et jaa. Samamoodi nagu see Spotlight, mida me tegime siin eelmine aasta. Üle-eelmine vist isegi. Üle-eelmine, jah. Vist oli, jah. Aeg läheb päris kiiresti, jah. Et see on viimane aeg teha uus. Ja. Et samamoodi, et seda kogukonda nagu ise tundma õppida veel paremini ja siis ka tegelikult kutsuda kokku, et rääkida. Me oleme siin kõik, Eesti on nii väike, et nagu tuleme kokku, räägime ja saame tuttavaks, et miks me siin igaüks oma nurgast teeme asja. No vaata, meil ongi see, minu arust üks häda, mis meil on olnud, me oleme nii nagu töös kinni, me oleme lihtsalt kogu aeg töötanud ja kõike seda,
meil pole aega olnud pühendada oma tegelikult, et kui keegi tuleb uksest sisse ja küsib meid lahendust, siis me pühendume ja me oleme seal, on ju. Aga kõik, ma tahaks öelda, et me oleme jätnud palju unarusse enda nagu olulisi kliente, sest me oleme kogu aeg niivõrd töös ja maksimaalselt nendes kõikides asjades sees, on ju. Ja see on see, mida ma tunnen, et võt, nüüd on vaja muuta, et ja ma väga loodan, et siit nagu edaspidi saame rohkem olla ühenduses ja kontaktis nende inimestega, kes tegelikult on aidanud meid täna siia, kus me oleme. Et see usaldus on olnud meeletu ja ma nagu, minu arust on, see on nagu jõhker tänulikkus, kui palju meid on usaldatud ja hoitud. Et mingisugune siuke usaldus on meil siin selles Eesti maastikul nagu tekkinud, et me kõiki ei tea ja paljusid ei tunne ja võib-olla ma siiamaani, et osad ei teagi, et kes me sellised oleme, aga võib-olla nüüd läbi selle siis me saamegi nagu rohkem tuttavamaks. Jah, et see ProGear on, siin vahepeal oleme teinud majases isegi nalja, et ProGear, et hästi hoitud saladus, et loodame, et see saladus saab kuidagi nagu muudetud, et ei oleks enam nii salajane. Ja. Igal juhul ma ise arvan küll, et üks asi on need inimesed, kes selles valdkonnas on täna Eestis tuntud ja tegijad, aga on väga palju inimesi, nooremaid põlvkonna inimesi, kes tegelikult väga võib-olla oleks huvitatud, et kuidas need ettevõtted on sinnamaani jõudnud, kus nad täna on ja kuidas need valgusspetsialistid, helimehed, lavakunsti inimesed, kuidas nad kõik on nagu kuidas nad siin on jõudnud, et see on huvitav ja seda sa ei lähe ju küsima, et isegi tahaks teada, ega minagi ei tea väga palju, mingid asju ma olen siin aastate jooksul kuulnud, aga tegelikult nagu huvitavad lood ja minu arust see on nagu hea väljund läbi podcasti seda anda, et hea meelega kuulaks. Et selle podcasti nagu mõte, vähemasti mina siit nagu mõtlen, et ise võimalikult aus ja ehe nagu olla, kui hästi mul see välja kukub, eks ole nagu osadega nagu näha, aga see on see igal juhul, mida ma sisemast nagu ise soovin, et kuidas see võiks nagu minna ja nagu ma enne ütlesin, et siis samamoodi ka sellelt külaliselt saada seda avatust ja iga üks on täpselt nii, nagu ta on. Mingi hullud skripti ees ei ole. Et skripti ei panekski nagu ette, et see võiks tulla hästi naturaalselt ja ma arvan, et on ja mis on kõige olulisem, et me saaksime seda jätkusuutlikult nii-öelda ja regulaarselt teha, et see on ka, et mitte, et me teeme selle ühe episoodi ära ja siis ongi kõik, on ju, et me saaks vähemasti, võtaks praegu eesmärgiks, et siin iga kuu vähemasti üks episood teha. Aastas 12 tükis on väga hästi. Et näiteks oleks siuke esmane eesmärk, on ju, et vaatame, kuidas sellega nagu läheb, et igal juhul meil on veel, me ei ole siin oma pille kotti panemas, et paneme nagu edasi. Me oleme lavale välja panema sellest. jah, et võiks ikkagi nagu, mina vähemasti näen, et me alles alustame. Mul on siuke tunne nagu, et siin on nagu alles algus selle kogu asjal. Vaata, minule sai see algus alles eelmine aasta nagu tugevalt selgeks. Vaata, kui sa oled nagu kuidagi mingi asjas sees tugevalt, et ala ongi finantsraskused ja mis meil siin ettevõtluses praegu on. See on nagu, mida rohkem ma sellega olen tegelenud, siis ma olen aru saanud, et see ongi see kasvu mingisugune mingi hüpe, mis lihtsalt praegu on vaja ära teha, et see on, me ei ole ainukesed, kes selle sees on. Selle sees on olnud väga palju ettevõtteid, väga tuntud ettevõtteid, ka maailmabrandidest on olnud mingis olukorras, kus just selle sama valu pealt tehaksegi ära see. Sest et kui sul on mugavustsoon või sul on nagu kõik hästi, siis miks inimene peaks nagu hakkama midagi muutma.
kui ei ole see muidugi nende nende ärikultuuris või ärimudelis nagu juurdunud, et nad teevadki sükest pidevat nagu äri nagu arengut ja kasvu on ja läbi mingisuguste, ma ei tea, uute ärisuundade või toodete on ja. Aga just seetõttu ma täna tunnen, et siin see on alles nagu mingisugune nüüd, me oleme loonud mingisuguse keskkonna, mingisuguse platvormi ja siit praegu tegeleme lihtsalt sisuliselt ühe raskusega, mis on finants, see on lihtsalt üks asi, et hoopis siit minna oma nii-öelda eesmärke täitma, mis on lihtsalt see, et hakkame rohkem müüma. Ei, see on pigem hoopis see, et teeme uutel turgudel ja teeme uusi asju ka veel lisaks. Et see stuudio ja see podcast on nagu... No see on väike osa. Väike osa sellest, hästi väike osa, aga see näitab seda, et seda me eelmine aasta mõtlesime ja et see oli nagu üks loomulik nagu sükene osa siia juurde. Ja siis ilmus Tanel välja. Järsku, see on sama hästi, et sa annad selle mõtte, et lased selle lendu ja läheb mingi hetk mööda ja õige inimesed ja õige olukord ja õige hetk tekib selleks, et see asi sünniks. Aga sa pead selle nagu välja ütlema, sa pead selle kirja panema. Sest et muul juhul see on ainult üks mingi unistus, mis ilma plaanita nii-öelda. Et praegu oleks meil see koht, kus me tahame oma teenust ja kvaliteeti parandada. See on esmane, et saada seda korda. No enne kõike peab muidugi finantsilise poole see peab olema korras, ehk siis see on number 1, et me teenust ja kogu seda poolt parandame. Ja tegelikult meil ju eesmärk või unistus on jõuda selleni, et meil on ka omad bränditooted. Et, ja sellega me tegelikult parast tagasi vaikselt oleme nagu teinud algust, aga sinna on lihtsalt meil finantse. Et see on see, kus ilma seletavata ei saa. Aga me vähemasti oleme sinnapoole nagu vaikselt nuusutanud seda, et mis ja kuidas. Et see on üks väga põnev pool, kuhu mina tahaks nagu, see on see, mis mul tekitab veel rohkem seda elevust või seda, et tavai, et nüüd mingisugused uusi asju teha. Et täna ma arvan, et me oleme selles kohas, et kui me saame selle stabiilsuse vundamendi saame nii-öelda paika, tegelikult see on juba enam-vähem paigas ja meil nüüd sellest aastast on ka igapäevased me enam ise juhtimises sees ei ole, et meil on, see oli nagu teadlik otsus, mida me tahtsime teha, et me ise igapäevast juhtimisest tuleme välja ja nüüd meil on Heidi, kes seda... Kes on tegevjuht, kes on operatiivtasandil tegeleb igapäevaste tiimide juhtimistega ja kõige sellega, et meie saaksime vaadata seda arengu poolt. Jah, et äriarenguga tegeleda rohkem, et me ei oleks kogu aeg hõivatud igapäevase inimeste juhtimisega. Jah, täna veel oleme, nagu mitte nagu otseselt inimeste juhtimise, aga igasuguste muude protsessidega. Aga see on see mõte eesmärk, et ma arvan, et see oli küll eelmine aasta ka üks väga julge otsus ja ma praegu nagu mitte grammigi ei kahetse, et see on igal juhul olnud üks parimaid otsused eelmine aasta. Vaata, see sai ju üle-eelmine aasta juba meie pähe et me tahame seda muuta. Me oleme valmis selleks. Et me oleme valmis ise nagu tegevjuhtimise positsioonist või rollist välja astuma. Et, ja kusjuures see on nagu ainuõige, et vaata, kuna meid oli mitu, alguses oli veel 3, siis kes on see tegevjuht või kas 3 tegevjuhti või et okei, et meil oli kuidagi nagu loomulikult või ise, see kuidagi ise kujunes välja, et mis valdkonna või nagu osa eest ettevõttes vastutas, aga siiski nagu süke oli inimesi majas, kes ei teadnud, kes on nende otsene nagu juht ja olid nagu ripakkel sellele ja see puudus selline süsteemsus, puudusid rituaalid, puudus konkreetne rollide jaotus. See oli see, mis sai nüüd eelmine aasta kõik ära tehtud ja täna ma näen, et
et see on jälle see küpsus, see on see organisatsiooni küpsustase, et alguses alustatakse nagu oleksegi põhimõtteliselt kondiiter, kokk, keevitaja, on ju, tehakse kõik ise, oled sa tegevjuht ja oled sa ise tehnik ja oled sa ise raamatupidaja ka veel, on ju. Ja mingil maal, kui sa kasvad nagu organisatsiooniks, siis sa ei saagi kõigiga tegeleda ja siis sa peadki seesama, ja siis ongi see koht, et operatiivtasandil, kas sa oled tegevjuht või sa leiad sinna inimese või siis oleks pidanud ka omavahel võib-olla kokku leppima. Ja vaata selle koha pealt ma ise tunnen, et me ei oleks ka sellest kõige paremad olnud. Just see inimeste juhtimise poole. Et me eelmine aasta tegelikult tegime see switch, et siis nagu olid sina selle perioodi ja nüüd sellest aastast, kui on Heidi, siis ma näen küll, et tema teeb seda paremini kui meie. Kindlasti. Ehk siis, et võib-olla, mis on see eesmärk meil olnud, et teha neid asju, kus me oleme tugevad. Yeah. Et ma olen alati olnud igasugust selles bürokraatias olen, seda mulle ei meeldigi teha, et see administreeriv pool on mul see, on siuke, et ma ei taha tegelikult seda teha, et mulle meeldib muid asju teha, et mulle tegelikult meeldib rääkida, mulle meeldib, mis siis, et see on mul kõige suurem hirm olnud, ja mulle meeldib luua, ehk siis seda ehitada või et oleks see mingisugune edasine progress edasi, et mingid uued brändid, uued tooted, oma tooted, tootedisain, ehk siis see on nagu nii põnev teema, kus ma tahaks nagu olla, ja sinul on see muu pool, et see struktuurid ja kõik see. Mulle just alati meeldib naljatada, et Raivo tuleb, lendab ruumi. Nii, kus see whiteboard on, nii ma viskab oma visandi, viskab siin ära nii, et mul on siuke idee. Nagu, ma ei tea, kus seda alati, tal võib täiesti lampisse tulla mingi kuskilt. Siis ma sügan kogu aeg, raks, kuule, see on väga hea idee, oota, ma püüan hästi avatult nüüd aru saada, mida sa mõtled seal all ja mina olen nagu, kuidagi niimoodi kogu aeg nii on, et sina oled see visionär ja mina püüan sinu visiooni kuidagi nagu rakendada, luua sinna taha mingisuguse süsteemi ja siis mingi struktuuri aga mulle ei meeldi ka jääda seda nagu lihvima või hoidma. Opereerima seda, et mulle meeldib see sinu idee ära paketeerida, kuidagi nagu laivi saata ja siis on juba järgmised inimesed, kes siis nagu sellega peaksid nagu tegelema. Et kuidagi nagu niimoodi see meie sünergia siin on. Ja, et selles mõttes mulle väga meeldib, kuidas me oleme, me küll viimase ajal satume vähe rääkima, nüüd on hea võimalus võtta siin. Aga see just sellest nagu niisama rääkimist on, et aga see omavaheline klapp ja nagu see on olnud nagu mega viimaste aastatel. Ja see tegelikult on tugevdanud seda poolt, et jah, et meil ei ole täna isegi nagu aega, mis siis, et me oleme kontoris nagu küll, aga meil ei ole aega omavahel rääkida, et oleme niivõrd palju, aga selles mõttes ikkagi see klapp on nii ja üksteise usaldus on nagu niivõrd hea, et mis palju meil aastaid on, 32 aastat või? 6 aastaselt saime tuttavaks, mina olen 38. Jah, 32, kohe 32. 32 aastat. Siis juba tead põhimõtteliselt, meil pole kellelgi oma peresuhetki ühegi naisega nii kaua olnud, et sa lõpuks lihtsalt tunned inimest, et vahet pole, mis ta ütleb, sa tead, mis ta mõtles. Ja see on palju olulisem. Igal juhul see teekond on olnud mitte väga kerge, aga samas olnud, ma ei tahaks seda kuidagi nagu ära võtta, et see on olnud vajalik, nagu mega vajalik ja ma olen ka seda öelnud, et võtta see endalt see pinge ära ka selles mõttes, et kui isegi peaks pekki minema, siis tegelikult mida ei saa meilt ära võtta seda kogemust. Ja see on märksa väärtuslikum kui ükski muu asi. Aga ma täna, ma ei ole nõus ja tegelikult tundega me paneme nagu edasi ja tegelikult meil on see
see eesmärk ja kuhu me liigume ja mõtted on nagu mega head ja tunne on ka hea. Selles mõttes me siin ei ole veel lõpetanud, ja kuidas öeldakse, et miski pole läbi, kui ta on läbi, et aga meil on me oleme heas kohas praegu. Olemata, et on raske. Minu arust see raskus ongi vajalik selleks, et kui me oleme endale need eesmärgid seadnud, et ilma selle raskuskohata praegu me ei saakski seda sükest head tõuget sellele. Ma arvan, et see peab nagu tagantjärgi, isegi kui on olnud mingi, algul tundub, et on, miks see nüüd juhtus või miks see tuli nüüd minu ellu, siis tagantjärgi sa saad väga hästi aru, miks see pidi tulema. Ja mina usun küll sellesse, et see pidigi tulema, see pidigi juhtuma meie ettevõtluses ja kõiges selles, see nii-öelda meil siis praegune raske koht selleks, et me saaksime siit tugevana edasi minna. Nõus. Jah, et see on nagu ja see ongi ma ütlen tänu sellele samale raskuskohale me eelmine aasta tegimegi nii palju muutusi läbi. See on pannud mind näiteks hoopis uutesse rollidesse praegu, mida ma varem võib-olla ei mõelnudki üldse, et ma oleksin nagu sobilik kandma, näiteks sama praegu finantside valdkonnas ma kannan seda mütsi, et vaadata ettevõttes, kuidas me finantsasjad paremaks saame. Et ma olen olnud ikkagi see, kes vaatab, et meil on süsteemid hästi, meil on IT valdkonnas asjad hästi. Täna, see ongi see sama lahti laskmine ka, et ma lasin lahti enda varasemast rollist, vastutusalast meie maja IT eest ja meil on olemas siis inimene Reigo, kes on olnud põhimõtteliselt ka algusest peale tegelikult selle kõige juures, selle ProGeari juures. Ta küll liitus meiega hiljem, aga siiski ta teab täpselt, kes me oleme, mis me teeme ja tunneme üks väga kaua. Ja ta on olnud ettevõttes minu nagu siis selle rolli mantlipärija ja ta teadis, et ta teadis seda meie majas IT-d läbi ja lõhki ja mina olingi tema nagu tema arengu pidur, ehk siis ta ei saanud kunagi üle minu varju hüpata ja tea, kui äge on samamoodi vaadata, sa tuled nagu täiesti eest ära ja tüüp lendab ja ta naudib seda ja see on samamoodi nagu siis tegevjuhi osas, et me varasemalt kuidagi, me ei pannud paika seda küll, aga ma ise, mina olin rohkem IT-st vastutav ja sina tegelesid sükse nagu ongi, vaatasid, et ma ei tea, oli rohkem nagu tegevjuhi rolli nagu täitev roll või inimene. Ja kui see antiprogramm tuli veel, siis ma ütlesin, et ma tahan. Siis ütlesin, et davai, et võta. Ja kuna me otsustasime sel hetkel ära ka, et ma võtan üle, siis sa astusid nagu eest ära ka. Ja see oligi, vaata sa ütlesid, et nägid mingid arengud. Tegelikult ma näen, et need asjad juhtuvadki siis, kui eest ära astutakse. Ja teine tunneb, et nüüd on tema lend ja ta tahabki seda teha. Tahabki lennata. Et meil täna tegelikult meeskonnas on kõik inimesed, kellesse me usume, nagu väga usume. Nüüd ongi see küss, et kas nad on valmis nii-öelda lendama või et kas nad on, kui neil see tahe on. Meie näeme, et neil see potentsiaal on kõigis olemas ja kõigil need on olemas ja nüüd ongi see, et kas tullakse nii-öelda sealt, astutakse nii-öelda sellest läbi. Et see on väga äge koht, et minu jaoks võib-olla see, üks on see kliendid ja kogu see areng on ju, aga mis mulle nagu meeletult, eriti kõik see sinuga pool, just see sinu arengut näha ja tegelikult siin nii mõnegi teisega, et võib-olla ongi tulnud, et ma kedagi nagu pushin või et ma ei taha nagu aidata, ei ole nagu nii palju toeks. Ja siis on mul see tunne kogu aeg, et ma tahaks, et ta ise toimetaks või võtaks ise selle rolli ja sealt ka tuleks see nii-öelda areng. Et võt see on mul olnud nagu sees, et kui ma näen kedagi, kuidas see areng toimub, siis mul on nagu fuck yes, nagu, et ma ei tea, kuidagi ma tunnen, näiteks sinu puhul mul oli nagu küll, et ma nägin, et nii ägedalt nagu see areng toimub või
või kui minu arust oli jumala äge vaadata, meil oli see ADJ-i sündmus siin, on ju. Ja mu oma isiklikul põhjustel ma ei saanud seal osaleda. Ja siis, et kes selle rolli nii-öelda võtab, on ju. Ja siis Lauri, et noh, kes siis veel on, Lauri võtab, on ju. Ja tegelikult nagu mega nagu, et tegi isegi paremini kui mina, on ju. Mitte isegi, vaid tegigi paremini kui mina. Et see on see koht, kus ma aina rohkem nagu tahaks, veel rohkem tahaks näha seda, et kus inimesed teevad seda, neid hüppeid, on ju, ja siis ütlevad pärast nagu fuck yeah, ma tegin selle ära, on ju. Et võt see on minust nagu üks ägedamaid pooli nagu selle kogu protsessi juures, on ju. Ma isegi siin täiendaks seda, et me oleme kuidagi, meie mõtteviis, nagu sa just ütlesid ka, et sa tahad näha inimene, sulle meeldib või sa soovid, et inimene areneks. Ja me siin oma ettevõttes oleme kogu aeg seda kultuuri püüdnud etendada, et kui keegi tahab lennata või areneda, siis me ei pane kätt ette. Ja kui tahab juurde õppida midagi, ei pane kätt ette. Tahab vastutust juurde võtta, ei pane kätt ette. Mine tee ole, et aga minu arust eelmine aasta, kui me tegime selle programmi läbi, kus me saime nagu aru, kuidas seda õigesti, kuidas seda hästi teha, kuidas on nagu tehnikad, mis on juba nagu, mis teame, et toimib, ja kuidas lihtne meetod, et anna ette rolliks. See, kui sa seal mingi ametijuhendid hakkad kirjutama ja paned seal rida aval kirja, mis tegema pead, siis tegelikult minu arust see ei tööta. Anna ette tulemusootus. Ütled, see on sinu roll. Ja kui sa selle, küll inimene ise välja mõtleb, kuidas ta oma tulemusootus ära toob. Ta mõtleb paremaid lahendusi selle peale, kui sina suudaks ette mõelda. Ja see on olnud see asja võti, et anna ette tulemusootus või veel parem. Nagu meie nii-öelda siis nüüd uus siis kultuur või nii-öelda siis arengukultuur ette näeb, et me määrame kvartalis korra arengu eesmärgi. Kogu tiim nii-öelda valideerib ära, milline on innustumus on kõrge, läheb laivi, hakkame selle poole liikuma ja anname vastutused, millise siis selle arengu eesmärgi siis võtme tulemuse eest keegi vastutab ja rohkem polegi vaja. Nemad ise vaatavad, kuidas nad sinna jõuavad. Me ei pea ette andma ja see aitabki neil lennata. Ja siis ongi see, et muidu on see, et sa ei teinud seda või sa ei teinud toda. Sa peagi tegema seda, sa peagi ütlema talle ette, ta peab ise teadma. No seal on ka, eks meil ole veel seda, meil see oli veel ideaalne. Ja seda küll, aga see süsteem. Et see süsteem on nagu juba on selles mõttes, see eeldused on loodud, on ju. Et see järjepidevus ja kõik see ja süsteemsus samas olla paindlik, on ju. Et seal meil on veel minna küll. Et aga ikkagi see, et võib-olla ongi me varasemalt võib-olla liiga, no vähemasti ma enda puhul, et eks mul ei ole ka, ma ei ole ideaalne kommunikeerija nagu oska. Minu probleem on see kommunikatsioon, et ei ole osa nagu piisavalt hästi kommunikeerida või selgelt ja arusaadavalt, mis need ootused on ja siis ise olen ka võib-olla laiali nagu ühes ja teises kohas, on ju. Et võt see on see koht, kus ma näiteks see aasta on väga palju nagu tulnud rohkem sellesse, et tuua nagu fookust rohkem ja kõike seda, et see on see minu arengu koht selle koha pealt ka nagu olnud, on ju. Ja võt see ongi see, inimestel ongi raske olnud või vähemasti minust aru saada, et kui ma ise olen nagu igal pool, noh, kuidas nemad sellest aru saavad, on ju. Need on need kohad, mis on ka nagu vaikselt nagu hakanud nagu muutus. Aga vaata, sa räägid sellest. See on kõige olulisem, et sa ise taipad ja teadvustad seda, et see on, siis on võimalik seda ei muuta. Et minu arust see hakkab kõik sealt pihta ja vaata, siin on meil majas inimesi, kelle roll varasemalt, sa nägid inimene nagu võib-olla ei ole, et ta ei paku nii suurt väärtust ettevõttes. Muutsime ära selle nii-öelda siis selle meie kultuuri, mitte muutunud, et muudame, hetkel siiamaani muudame. Ja kui sa näed, kuidas inimesed nagu hoopis teistmoodi suudavad väärtust pakkuda. Ja kõik, inimene ei muutunud vahepeal nagu, lihtsalt ta sai aru, mis on eesmärk, ta sai aru, mis on tema roll, ta sai aru, ta tajub oma vastutust, ta saab aru, mis on see suur pilt ja nagu
magic happen, et see on minu arust nagu üliäge ja see ongi seesama, et kui sa tuled eest ära, siis sa näed ära selle inimese, siis valideerubki see. Kas ta on valmis selleks? Ja meie pooldame seda nagu, et me oleme algusest peale lihtsalt me ei ole osanud seda piisavalt hästi siis nii-öelda tööle panna selliselt. Et aga noh, et ma ei tea, never too late. Ei, muidugi, nii ongi, jah. Aga ma ei tea, praegu on nagu see jutt meil nagu mõnusalt nagu jooksnud, ma ei tea, et kuidas nagu tundub, et kas me tõmbaks vaikselt nagu selle kokku? Ma ei tea, palju see aega on juba, no me oleme tunni aja rääkinud juba. Ma ei rahulikult. Sorraks. Et me oleme vist, ma ei tea, Tanel, palju meil aega on kulunud? Tund 10, no väga hästi. Et enam-vähem sinna tunni sisse nagu mõtlesin, et tunnised episoodid. Ja. Noh, kui tuleb nagu rohkem, siis tuleb rohkem. Aga igal juhul on nagu mõnus rääkida olnud. Et ja ma väga loodan, et me oleme siit saanud mingisugust ka väärtust, et mis iganes keegi siit nendest kohtades. Ma ise usun, et me oskame õppida üldse, kui keegi räägib oma kogemusest, et see koha pealt ma võib-olla, mis ma tahaks nagu öelda, et ma loodan, et me piisavalt palju ja piisavalt ehedalt nagu saime oma kogemust jagada ja rääkida, mis on need kohad, ja kui kellelgi on, peaks olema mingi küsimusi, siis vabalt võib meie poole pöörda, võib vabalt tulla ka meiega rääkima, tegelikult hea meelega nagu räägime ja siis ma ei tea, kui lõpuks, see on esimest korda, kui me teeme seda, et kui meil lõpuks YouTube'is või kus iganes üleval on, loodetavasti Spotify's, et saab kuulata, et kui on YouTube'is ja kus saab kommenteerida, siis äkki mingi kommenteerida ka seda poolt, et mis meeldis, mis väärtust me siia lõime, millest võiks veel rääkida ka tulevastes episoodides, võib-olla me peame veel maha istuma ja rääkima mingis muid teemasid, kuidas üldse ProGear võib-olla alguse sai, kust me üldse nagu tuleme, tegelikult see teemasid nagu on siin meil ju rääkida küll. Jah, tegelikult kust ProGear tuli, selle võib ju isegi siin lõpus veel ära öelda, et alguses sai mõeldud, et djtehnika.ee on piisav, teeme sükest e-poodi. Ja seda mingi aeg tehes saime aru, et nagu sa isegi ütlesid seal, et nii palju uusi ägedaid brände tahaks klientidele pakkuda ja tahaks väärtust luua ja tahaks need panna kuidagi sükeseks täislahenduseks või midagi panna tööle. Tahaks, et kõik tooted oleks laos olemas. Et see on, et põhimõtteliselt tuled, et nagu sul on kõik olemas. Või et sul on nagu hinnakirjas vähemalt olemas, et me saame nagu pakkuda seda kliendile. Ja siis nagu djtehnika.ee et see nagu piiras nii ära. Ja siis väga kaua ei brainstormidki, et oligi vaja meil lihtsalt luua täiesti selline bränd või selline nii-öelda kauamärk, millega me selles valdkonnas saame oma spektrit laiendada. Ja 2013 või? 2013. Me olime Kohila tänaval. Kohila tänaval ja siis jaanuaris me alustasime, regasime selle domeeni ära. 9. mail. Jaanuaris regasime selle ära ja mina hakkasin uut e-poodi ruttu kiirelt tegema ja 9. mai, see sattus niimoodi veel, et me tahtsime selle mai alguses avada hiljemalt. Ja teeme viimased päevad niimoodi, et põhimõtteliselt panin seal kohvi peal 24H, vahet pole, peast saaks laivi. Ja siis ühel hetkel kribame, seal midagi oli vaja serveris teha, mingid seaded, värgid, põmm, kas oleme laivis? On laivis, mis päev on? Mis kell on? Et kuidagi niimoodi, mäletan, see oli mingi õhtune aeg, nii, keegi vaatas mingist muust telefonist või kuskilt, jaa, veebol üleval. Aga siis te olite Taaviga koos? Siis te olite Taaviga koos, sellepärast, et mina olin kuskil installis. Ma ei tea, kas olin ma kuskil laeva peal või kuskil seal olin. Igal juhul mulle vist andsid
te teada, et kuule, nüüd on laivis. Yes, tehtud. Et mina ei olnud üldse, siis ma olin see oli see mustatöö tegija. Keegi tööd ka tegema. Keegi tööd ka tegema. Ei, aga põhimõtteliselt sündiski täpselt, nii nagu asjad sünnivad. Garaasis sünnivad nagu täiesti spontaanselt. Me ei olnud niimoodi, et ma ei tea, võtsime Kickstarterisse või kuskile, hakkab raha koguma ja teeme äri. Ei, täiesti nagu omade vahenditega lihtsalt hakkasime pihta. Igaüks oskab ju tegelikult, täna on eriti lihtne. Sa regad domeeni, regad ettevõtte ja tõmbad WordPressi või mis iganes Shopify või mõni, kes natuke juba teadlikum on Magento, et hakkab pihta kuskilt. Aga kõige olulisem asja juures oli minu arust ikkagi see tahe ja see nagu soov nagu teha seda asja, et vahet pole, see ettevõtlus selle asja juures oli nii teisejärguline tol hetkel, et hakkam pihta kuskilt. Just. Mulle, ma mäletan seda, et võib-olla see kõige ägedam tunne oli see, ja see on kusjuures minul on nagu alati, kui me kuhugi uude kohta nagu läksime, siis minu jaoks see uude kohta, see kogu asja, see ehitamine ja see on see, mis mulle nagu pakub seda naudingut, et mäletan, kui me siis veel ProGear ei olnud, siis oli see Riitse tehnika ja siis me sinna Laki tänavale kolisime ja siis mäletan, et alguses ei olnud see laoriiulitki, et lihtsalt asjad olid hunnikus ja siis kui me siis ostsime need esimesed 2 lauariiuli vahet, siis panid kokku ja siis panid need tooted sinna peale, et see oli see, mäletan. Kusjuures ma praegu meenub, et me alustasime ProGeari ikkagi Laki tänavalt, sest et Kohila tänavale me kolisime Laki tänavat. Kohila tänavale me kolisime juuni algul. Vaata, et me ei olnud veel ProGear juba oli laivis. Ja siis me kolisime, me panime ProGeari sildid, panime juba sinna Kohila tänavale kohe ülesse. Et see ProGear on ikkagi Laki tänaval sündinud. Nüüd siis samast on. Et me tegime nagu ringi ära, me läksime Kohila tänavale, siis Masina tänavale, nüüd oleme Arteli tänaval ja Laki on siis samast kõrval. Et siuke linna peal ring on tehtud. Ja, et kusjuures fun fact on see Tim, kes neid kõrva neid monitore ja kõrva neid kaitsme neid müüb, ta on oma office'iga täpselt samas ruumis, kus meie esimesena alustasime. Nii või? Jah, et käisin tal külas, vaatasin. Tutavad ruumid. Jah, et ja nüüd need teised ruumid, mis olid kõrval, seal on mingi podcasti stuudio. Okei, see Laki tänav on, jah? Jep. Aga see Laki tänav on siuke hea nagu siuke stardiplatvorm. Võtad sealt see ruumi ja sealt lähed lendu. Aga igal juhul ma ei tea, mul selles mõttes, et mis me kõik nagu oleme ära teinud, et võib-olla paljud ei teagi, et kust me nagu siia oleme nagu jõudnud, et üks asi on see veeb, et pikalt see veeb nagu kujundas meie seda olekut ühtepidi, aga tegelikult ei näidanud meie seda teist poolt. Et veeb näitas, et okei, meil on mingi tooted, meil on mingi DJ tooted ja mingit valgust ja mingit heli natukene ja ühte ja teist, aga tegelikult ta ei näidanud meil aastaid üldse, kes me nagu päriselt oleme, et meie põhiäri on olnud ikkagi see projekti põhine äri. Et ja selles mõttes ja paljud projektid, mis me oleme teinud, ei ole kuskil nagu ka kajastatud. Et me oleme teinud täiesti me oleme käinud Lätis, me oleme Leedus, me oleme käinud Poolas, me oleme käinud Saksamaal ja teinud erinevaid ägedaid projekte. Meie projektid on jõudnud ka nii Hiina kui ka USA-sse, et kus nii-öelda komplekteerisime siin Eestis ära, tegime ühendused ära ja siis pärast üle siis telefoni juhendasime, kuidas neid kõik asju kokku panna. Et selles mõttes, et ProGeari lahendused on siiamaani on siis, võiks öelda, et üle maailma, et Hiinas ja USA-s. Et see on nagu äge, et me tegelikult oleme igast ägedad asju ja tegelikult igast projektide osas oleme täiesti
täiesti out of the box asju teinud, mis on olnud äge. See on see, mis mulle nagu on täiega nagu meeldinud, et see just see arenduse ja see pool. See on ka see meie tugevus olnud. Et mitte lüüa, et nagu, et see ei ole meie teemas. Muidugi see on tekitanud nagu raskusi, et et mingid väga spetsiifilised tehnilised lahendused, aga tegelikult päeva lõpuks on see minust fun, on vähemasti minu jaoks. Võib-olla, kes neid on nagu pidanud realiseerima, et ei ole nii fun olnud, aga üleüldiselt mina arvan, et on nagu tegelikult on ägedaid asju, mis me oleme teinud. Esimeste asjade seas suurtemate minu jaoks vähemalt on need Tallinki laevad olnud, need siljalaevad, et showroomid ja kõik need, et seal reisi peal olles samal ajal, kui laev sõidab merel edasi tagasi, oled nädal aega seal peal, sa isegi ei saa aru, kummal pool sa oled, et kas sa ärkad nüüd Rootsis või ärkad sa Soomes ja siis samal ajal paigaldus teha seal, et tegelikult on nagu äge olnud ka, et mingid asju, et just see, et me oleme põhimõtteliselt kõik need rollid ju ise läbi teinud. Just, jah. See ei ole nagu see, et me oleme kohe endale palganud inimesed, et hakkake tegema, et me teame tegelikult rohujuure tasandil seda tööülesannet sisuliselt. Ja seda valu. Ja seda keerukust ja kõike seda, et selles mõttes, et me ei ole sellest võõrad, et me mõlemad suudame ja oskame jootekolbi käes hoida, et võime ka tina panna. Ja seda ka laeva peal, siis kui laev sõidab ja tormisel merele. Et igast asju. Selles mõttes, ma arvan, et võib-olla see on nagu äge, et me oleme saanud kõiki need asju, siiamaani tegelikult saame, et ka ma arvan, et 6 korra vahepeal ikka satub see jootekolb tänaseni kätte, kui midagi on vaja, et päris nagu... Sellest ei võrdugi või sellest on sul nagu rattasõit, et kui sa seda korrale tegeks kätte nagu käppa saanud, siis küll see meelde tuleb kiirelt. Aga jah, et huvitavaid asju veel mul siin praegu meenus siin. See, et me mingisugused kontsertsaale või mingid, need on sellised nagu, seda me oleme igal pool näidanud ja aga mingid erilahendusi just mingid, mis ei ole võib-olla nii suur, võib-olla ta ei ole nagu mingi suur projekt, aga ta on nagu sellised nagu mingi teistmoodi. Et täiesti lampi tuli meelde, et me tegime ühte tähevälja või tähtede süsteemi hoovis ühel kuskil oli vist see, mis poolsaar, Viimsi poolsaarel või kuskil see oli, tegelikult see oli tehtud, me lihtsalt panime selle juhtimise uuesti tööle, et seda saaks eraldi juhtida. Aga vahetasime seal välja selle, millega me juhime seda. Juhtimise. Jah, see valguste oli seal hoovis juba paigaldatud, aga lihtsalt see juhtimine ei toiminud nii nagu see oli üks teema, igast juhtimise asju oleme teinud palju. Muuseumeid ja kinosid ja aga võib-olla see ei olegi nagu, ma ei tea, minu jaoks on kuidagi nagu ta on nagu, et see ei ole midagi niisugust erilist, et kuidagi enam nagu see ei ole, et see sai igast asju teha ja siiamaani on see kompetents nagu ja teadlikkus nagu olemas, aga see ei ole nagu see ei ole nagu see mingi teema enam, et minu jaoks nagu võib-olla olulisem mis ma täna näen, aga samas mitte, et me teeme neid edasi, sest minu võib-olla see rõhk on läinud selle peale, et rohkem tulla või jõuda rohkem inimesteni. Et nagu ma enam ütlesin, me pole jõudnud väga suhelda, et paljud ei tunnegi, ei teagi, kes me oleme ja selles mõttes see podcast on võib-olla see hea viis, kuidas tuua meid natukene rohkem selles mõttes esile, et ei olegi mingisugused emmid, et kes teevad mingisugust asja ja pole üldse ei mõtle ja hooli. Ja meil on täna need kohad, kus võib-olla tunda, et näed, et Proger see ja mingid teemad, mis kuskil nagu räägitakse. Aga see on selle tõttu, et meil on nagu raskused, aga me kedagi me ei tee seda meelega ja tegelikult me tahaks kõik need asjad ära lahendada, aga lihtsalt täna oleme siin. Natuke läheb aega lihtsalt. Just, jah. Et ja
selle koha pealt, mis on nagu oluline võib-olla see, et meid endiselt usaldatakse ja see on nagu mul meeletu tänulikkus, et see usaldus on endiselt olemas. Kindlasti me oleme seda kaotanud, see on nende raskuskohtadega peale, et ei ole saanud piisavalt kiiresti asju kohale ja nii edasi, aga see usaldus on endiselt olemas ja eks ta on mõne võrra kadunud, aga küll me selle tagasi saame. Et ma selles mõttes, eks see on muidugi raskem, et aga ma ei näe, et see niimoodi jääks. Sest me ise tegelikult ei taha siin olla. Jah, selles raskes kohas, aga ma räägin uuesti, et ma ütlen uuesti, et see on millegi pärast meile praegu vajalik. Jaa, absoluutselt. Ja kui see koht saab läbi tehtud, siis ma usun, et inimesed, kes meiega kaasa tulevad, siis need nagu seda enam veel see kuidagi nagu muudab selle nagu ühtsemaks või sellise tiimi nagu ja kliendid ja see usaldus, see fundamentaalne, et me ei andnud alla mingites kohtades, kus võib-olla mõni annaks just, et see on nagu väga oluline. Et praegu meil on oluliseks tulnud just see koostöö, väga oluliselt see koostöö, et me ei tea, vähemalt siiamaani ei ole võib-olla nii palju sellele pühendunud ja olemegi seda oma asja teinud, aga täna see koostöö ja avatus on see, mis on oluline nagu kogu meeskonna jaoks. Ehk siis, kui keegi nagu üldse tahab või on soov või mõte, või üldse tekib mingisugune mõte, et kuule võiks teiega maha istuda ja rääkida, et siis me oleme nagu avatud vestlema ja oleme igasuguseks koostööks nagu avatud. Ja meil on tegelikult palju mõtteid siin selle koha pealt, aga see võib-olla äkki jääb järgmises korraks, jääb järgmises korraks, et mis meil nagu plaanis või mis meil selle 5 aastaku plaanis nii-öelda on, et meil on tegelikult palju neid asju. Nüüd lihtsalt tuleb neid realiseerima hakata. Aga et kes iganes nüüd seda podcasti kuulab ja võib-olla nüüd läbi selle meist natukene rohkem meid mõistab või tunneb, tundma õpib, et siis tule meile külla. Et meil on Artelli 19 on meil showroom, meil on siin stuudio, kus saab podcaste või mis iganes asju salvestada. Meil on showroom nii-öelda /pod, kus saab reaalselt kohe asju osta, katsetada, proovida. Meil on ka ladu, mis võiks loomulikult on tavaliselt see, et võiks olla täpselt just need asjad, mis on puudu, aga meil selles mõttes laos asju üksjagu ja me lähiaastatel, ma arvan, et me suurendame või vähemasti proovime seda tootevalikut nii-öelda suurendada selliseks, et ta oleks täpselt just selline nagu just vaja. See, mis pöörleb kiirelt. Just. Ja meie soov on olla olemas ja me oleme proovime olla vähegi just kliendile orienteeritud selle koha pealt, et me mõtleme selle, mis päriselt sulle vajalik on. Jah, et kui et see ongi see vahe, et tehnikat oskab igaüks osta. Sa võid seda internetis osta, sa võid seda mis iganes. Aga kõige olulisem on selle asja juures see, et kuidas ta kokku mängib, kuidas ta asjad omavahel kokku sisuliselt kaabli võime taha panna, aga kuidas sa saad hästi palju seadmeid niimoodi tööle, et nad sulle sisuliselt oleks võimalik ühest kesksest kohast juhtida või ta täidaks su kogu sinu mingisuguse lahenduse või vajaduse, mis sul kus iganes kohas on. Vaata, see on see, millele meie nagu rõhume, et tule, räägime, meil on olemas inimesed peale meie veel siin majas, kes on ühe või teise valdkonna spetsialist, siin heli, valgus, lava ja nii edasi. Ja kindlasti on, kui keegi mõtleb, et on siin veel ka targemaid, loomulikult on, aga see selle koha pealt me saame ikkagi oma
oma kogemust või seda poolt nagu ausalt ja avatult nagu edasi jagada. Ja see on see, mis me tahame nii-öelda pakkuda, et see, mis meile päriselt silma särama paneb ja seda tehes nagu sellises keskkonnas, mitte ainult nagu meil ruumid, vaid ka selles platvormis, et see on see pool, mida me tahame, oleme arendanud ja seal on muidugi veel arendust veel, aga vähegi, kes on äriklient, et meil on olemas ärikliendi portaal, kuhu saab siis, millega saab liituda ja saab nii-öelda kliendiks saada, kus siis on näha nende enda hinnad või sinu hinnad ja mis tooted laos on. Ja seal meil on praegu arendused ka, mis pooleli, mis on kohe-kohe ka tegelikult ka veel laivi minemas. Et see on see pool, mida me ka arendame, mida me tahame parandada. Jah, et e-poes on, kui siiani oleme seda üles ehitanud nagu jaekliendile pigem, siis nüüd praegu hetkel on tugev siis fookus just ärikliendile, B2B kliendile, et tema saaks kasutada meie platvormi kui tööriista. Et see on nagu, ta näeb oma nii-öelda siis talle spetsiaalselt mõeldud hindasid, ta näeb laoseise, ta näeb hoopis teistsugust, mitte teistsugust, aga võib-olla sükest tootevalikut, mida veebis muidu avalikult ei tohigi välja panna, mingid niisugused hüved, mida pluss siis loomulikult igasugused maksevõimalused. Aga jah, et see muidugi meil on veel palju teha ja on plaane ja mis meil on vaja ära teha, aga selles mõttes me vaikselt liigume sinna poole, et isegi ka selles nii-öelda praegustes raskustes. Et igal juhul jaa, et kui vähegi sul on soov või vähemasti tunne, siis tule meile külla, et tule meile külla. Hea on, kui sa tahad meiega rääkida, siis võta ennem nagu ühendust, et võib-olla me ei ole majas, aga igal juhul me oleme avatud erinevale koostööle ja me väga loodame, et võib-olla oled just juba sina järgmine, kes on meie saates külaline, et vaatame, kus me selle podcastiga nagu jõuame. Jah. Et mulle ei ole praegu küll väga isegi peaks tunnistama, ma praegu mõtlen, et sellises formaadis ma ei olegi nagu, ma olen mingisugustel intervjuudel ja webinaridel või niisugustel kogemusloo jagamistel osalenud, aga niimoodi Mikker sul siin suu juures lobisedes niisama vabas vormis ei olegi, et väga äge kogemus ja aitäh, et sa niimoodi ütlesid, et teeme ära, alustame, et nüüd on, ma teadsin küll, sa rääksid ammu mulle, et teeb ProGear'i podcasti ja sa tahad nagu kogu see idee, et teeme seda, räägime meie valdkonna inimestega ja kõik see, aga teeme selle avasaate nagu, et meie kaks, see nagu kuidagi, see oli sul hea üllatus, see oli siuke mõnus, et homme. Okei, juba äge ja tõesti äge. Jaa, mulle ka meeldis. Et sa kutsusid. Jah, palun. Palun. Ehk siis nüüd nii et ma loodan, et me nüüd kelle iganes ma siia kutsun järgmisse episoodi, et siis oled sa valmis tulema. Et ja samamoodi sellises vabas vormis ja loodetavasti ilma igasuguse filtrita, aga loomulikult meil võivad olla mingisugused teemad, millest me võib-olla ei taha rääkida, ja see on ka okei. Et jah, täpselt läheb nii nagu läheb. Et, ja see ongi see ehedus. Ma tahakski selles podcastis sükse eheda podcasti teha, kus me räägime päris asjadest päris nii, nagu nad on. Ja jah. Ilma filtrita. Ilma filtrita, jah. Et minu arust on praegu see nüüd praegu, see on, ma eks siis ole näha, aga praegu küll tunnen, et see kuks päris hästi välja igal juhul. Ja ma tahaks tänada Tanelit, kes meil seal kaamera taga on, et see support tema poolt on väga, väga oluline. Eks siis, kui te tahate tulla salvestama podcasti või mis iganes muud asja, siis võtke meie kodulehel on eraldi seal
olemas info Taneli kohta, et kus siis saab stuudio teemal nagu ühendust võtta. Et ja kui teil on mingeid asju vaja, valgust, trassi, mikrofone, kaameraid, mis iganes asju, et siis tulge ikka ProGear'i. Et aga igal juhul praeguseks ma ütleks tšau. Jah, mina tänan ka. Jaa. Tšau.